ausalt ma arvasin hullemat tulemust, sest ma olen selles rühmas ju kõige vanem. Et kõik need koledad asjad on minu peal saanud palju kauem töötada kui teiste peal. Aga võib olla, et see sõjajärgne lapsepõlv, mis ikkagi möödus veel üsna puhtas keskkonnas ju, on mõjutanud. Ma usun, et lapsele ju need mõjud kõige teravamad ju ongi. Lihtsalt oli võib-olla uudisimu, et leidus sealt igasuguseid asju ja ma võib-olla ise ei oskadki arvata, et ma olen kokku puutunud ka selliste, eks kokku puutunud ikka just läbi keskkonna, et ise seda võib-olla ei märkagi. Ma olen üritanud ka tõesti mingid nii palju kui ma tean, mingid loodussõbralikumad tooted, et neid kasutusele võtta rohkem. Mõtlen, et ma olen ikka päris mugav inimene, et ma võin siin öelda küll, et ma hakkan seda tegema, aga see võib-olla ei pruugi juhtuda, et eks ma üritan ikka, mida puhtam, seda parem ja kui on Eestis kasvanud, siis veel parem ja probleem ja see jäätmete asi, et see laheneb võib-olla just siis, kui kõik natukene midagi selle heaks teevad. See, mida mina olen täis, see, mida paljud teised vereanalüüsijad, kes lasid ennast analüüsida, on täis, on aineid, mis on täiesti tehislikud, mis ei lagunegi. Organismis ei ole neid ensüüme, mis suudaksid neid lagundada, selle tõttu nad sinna jäävad ja tekitavad mõjusid. Nagu tööriistad, nagu energia on ka kemikaalid meie olemise igapäevane osa ja sellest loobuda on praktiliselt võimatu. Asenduspõhimõte, mida kemikaaliseadus endas peaks sisaldama, tähendabki seda, et juhul kui keemiatööstusprotsessis on mingi lahusti, mingi komponent, mingi protsess asendatav ohutumaga, siis tuleb seda teha. Mitte ei või seda teha, vaid tuleb seda teha. Need ühendid kõik on ju faktorid, mis kindlasti mõjutavad meie tervist. Vanematel, kes on elanud siin kauem ja kui olid meil probleemiks pestitsiidide kasutamine, siis nendel inimestel on küllalt kõikidel on need organismis ja ka kahjuks noorematel, sest me oleme palju aastaid ju selle kasutamise lõpetanud, aga nagu me näeme, on siiski noorematel ka see veres, see tähendab seda, et nad on meie keskkonnas püsinud palju aastaid. Kantserogeensus on kasvanud, me teame ka seda, et laste allergilisus on kasvanud mitmekordseks. Samal ajal me teame ka, et meil sünnivad ju väärarengutega lapsi. Küll oleks, see on üks esimene samm, mis nüüd võiks edasi arendada. Antud Greenpeace'i kampaania oli kindlasti oluline ja seda eelkõige siis selleks, et elanikkonna tähelepanu juhtida sellele, missugused kemikaalid tegelikult võivad meie verre sattuda ja kuigi me iga päev võib-olla arvame, et me ei puutu kemikaalidega nii palju kokku, siis reaalsus on see, et tegelikult nii meie veres kui ka rasvkudedes võib olla oluliselt selliseid kemikaale, mida tegelikult ei tohiks seal olla ja mis on ohtlikud meie tervisele. Meil on üsna mitmeid allikaid, kust me võime öelda, missugused kemikaalid meil turul on. Nii on meil näiteks olemas biotsiidiregister, meil on olemas pestitsiidiregister. Samal ajal tuleb tõdeda, et ega meil väga head ülevaadet ei ole nende kemikaalide omadustest ja muidugi kõike kemikaale me oma turul ei tea. Kokku 11 aastat peale REACH-i jõustumist peaks siis olema see aeg, kui enamus ained turul on meil registreeritud ja siis nende omaduste kohta on meil olemas rohkem teavet. Nendest omadustest lähtuvalt on hinnatud ära siis kemikaalide kasutamisega seotud riskid. Ja kuna üks REACH-i eesmärk on olnud ka see, et elanikkonnale saaks siis paremini see teave kättesaadavaks, et inimesed saaksid hakata tegema enam teadlikke valikuid, siis see info saab olema ka kättesaadav kemikaalide omaduste kohta siis nii Euroopa Kemikaalide Agentuuri koduleheküljel kui ka siis tõenäoliselt Eestis tuleb leida see vahend ja viis, kuidas me teavitame.
kui me tahame täna juba midagi oma tervise jaoks teha ja hoida ka loodust, siis tegelikult oleks palve, et ikkagi järgitaks seda, mida tootja on kirjutanud oma toote pakendile, missugused on kasutusjuhendid ja siis vastavalt toimida. Poliitikutesse mina isiklikult väga ei usu, sellepärast et nemad, nii palju kui mina olen nendega kokku puutunud, on ikkagi inimesed, kes on haiged inimesed, kes rahuldavad oma võimu, himmu ja rahanälga ja need kaks häda ei lõppe mitte kunagi. Ja minu arvates ainukene pääsetee on ikkagi see, et iga inimene peab ikka iseennast päästma. Iga uppuja päästmine on tema enda asi. Et sa pead vaatama, mida sa sööd, kus sa elad, mida sa hingad, kuidas sa käitud ja mõtlema, et võib-olla peale sind tulevad veel inimesed, kes tahavad selles maailmas elada ja niimoodi ka seda maailma kasutama. Nagu alpinistidel on kuldne reegel, et mitte süüa kollast lund.